tervist, täna mängime Hill Climb 2 ja ja. Nakna lahti. Kala on sama. Pane siis tapad seal. Tuli pool lahti. Go! Ai! Sain kyllä alusta.
Oh! Wow. Go. AS Monaco's incredible Champions League journey continued on Wednesday night as two opposing styles of football met under the iconic arches of the Stade Louis II for a semi-final defence have kept a clean sheet in their last 5 matches in the competition. What happened? Monaco side had already scored 146 goals in a prolific season. From kick-off, Massimiliano Allegri's 3-4-2-1 formation frustrated Monaco's attack. But Juve's early control wavered as Monaco began to find their rhythm. 18-year-old Kylian Mbappe was denied his 6th Champions League goal by 39-year-old Gianluigi Buffon, who was playing his 100th match for Juventus in the competition. Momentum has shifted in the home side's favour. But on 28 minutes, Yves Antonelli demonstrated their brutal. Gonzalo Higuain finally finished an extraordinary move. He struck out Buffon and cut through Monaco thanks to exquisite technique and beautifully improvised passes. 1-0 Juventus. Monaco searched for an equaliser early in the second half. The gulf in experience was tough. Dani Alves dominated the right wing, and on 59 minutes team provided a 4-goal lead. Guarda Takashi. His debut season with Juve. Monaco were knowing their limitations. Guarda Takashi. Since November 2015, and they failed to score at home. Juve's defence remained resolute as time and perhaps the tide slipped away. 2-0 finish. Juventus with their 26th clean sheet of the season, arriving at 621 minutes of Champions League football without conceding. Monaco face an uphill task in Turin next week. No, veramente me zombie. Dai.
King. Tuuka takaisin kausiin. Entäs mä Juppiksen kyllä? Ja. Niin, missä mä koen varmaan. Kosklotopiat, silklimpi, bowlingkut, jalkapalli, subbisurfi, varmasti toimii snappis, voi klotopia. Okei. Ja, sinä? Okkar vet. Kauan. Kauan. Olemaan. Ja. Tei. Aikani rata. Liikaa kanssa. Sanoin. Juventus has been almost everything to me. I've played with other teams, but I was there for 19 years, and I experienced everything that a player could experience at a club. I did everything as well as I could, with all the heart and passion I have. I made some mistakes, but I experienced so much joy, so I have no complaints.
So on Tuesday, Juventus face Monaco in Turin. On Wednesday, the Vicente Calderon will host the Madrid derby for the last time. Next week, we're with two-time competition winner, Manchester United legend, Ryan Giggs. Ameerika Ühendriikide populaarne võidusõidusarja NASCAR tuleb taas. NASCAR kappseeriate All-Star võidusõit. Vaata seda 20. mail kanalist ja saab kontakti. Korvpalli Euroliiga toob sinuni Unibet. Aasta parim spordiennustuste operaator. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Türgis Järves korvpalli Euroliiga Final Four toimub tänavu Istanbulis, Türgimaal. Vaata Final Fouri põnevaid kohtumisi 19. ja 21. mail otse Villis, kanalis ja saad Sport Baltic. Jäähoki maailmameistrivõistlused 2017. Läti voodis vastamist Slovakkiaga, Saksamaa Venemaaga. Vaata mänge pühapäeval ja esmaspäeval kanalis. Kes vaatan just seda. Inglismaa jalgpalli Premier League 36. mängude voor. Liverpool kohtub Southamptoniga, Arsenal Manchester Unitedile ja Chelsea Middlesbrough'ga. Vaata mänge pühapäeval ja esmaspäeval kanalis. Tetsa, kes. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tetsa, kes. Taukal. Tamp. Tere taas kõigile Viasat Sport Balticu ja Viaplay vaatajatele. Tõeline suur mäng on meid ees ootamas nüüd. Üks Premier League'i klassikalistest vastasseisudest. Arsenal ja Manchester United 50 korda üldse omavahel Premier League'is lähevad kokku
on need meeskonnad mitmel korral omavahel võidelnud aga ei tohi see Inglismaa liiga tiitli mängukiire paar korra. viimaste nädalatega õnnestub end esineliku sisse nihverdada. tõsi, Arsenal sellega seoses veidi kehvemal positsioonil. United saab end mängida Ma tean, Euroopa liiga, aga Arsenalil jäänud ainsaks meistrite liiga lootuseks just liigamängud ja nagu Arsene Wenger on vahetult enne tänast mängu öelnud, et täna on absoluutselt viimane võimalus Arsenalil. alates sellest mängust peab tema meeskond kõik kohtumised võitma ja loodetavasti see võidutahe ja aga nüüd lähme YouTube'i üle Arsenal näitab ja loodab iga vastu. ja vaatame I'm gonna prank my dad. Hit himself in the damn cojones. esimest korda. aga siis näha, kuidas sellel kokku klopitud kaitseliinil koostöö No hit. ma tulen igast editist üleüldse. 私たちが on valmis mõtlesin. Sai 20 aastat. Elbows are pointing up. 3 aastat. Push up, just like you're pushing up the wall. Hoidsin toppide peale. kuule, siin kaitseks toetajaga. Oh, ma juba aimam siit tuleb. Ma juba aimam, kas see nüüd tuleb. That is freaking epic. Det er totalt under kontrollerede forhold, det her. Oh, ma juba aimam siit tuleb. Tegelikult aimasin. Ilmselt võib kõike vaadata.
Easy peasy. Panevad läksin pakkuun. Onko seda vaatama kahjuks? Eesti Laul 2018 kutsub. Jah, sa kuulsid õigesti. 2018. Eesti Laul saab 10-aastaseks. Finaalkontserdi piletid on müügil juba täna. Ära jää ilma. Eesti Laul 2018 suurem kui kunagi varem. Kohal on võivad Senneros paremad läbi ning vanameister juba varakult annab endast märku. Kõige muu hulgas Wayne Rooney 100 Premier League'i värav. Ka Arsenali vastu tuli. I think they're scared of me. They've never seen this Too late. Cat fail. Tõsi, neist teist on olnud riigid ja sellega meeskond kõvasti punkte ära andnud. There it goes. See oligi mingi põhimõtteliselt pool tegelikult subscribe'ige mind, väike kommentaar mingi alla, milles või mida peaks mängima ja jätke ka väike kommentaar alla. Lisake like või dislike ja näeme juba taas homme.